Räägime siis otse ilma ilustamata. Miks saavad paljud kokku pärast tüli? Keha kaudu, mitte tõde kaudu. Miks on lihtsam minna voodisse kui laua taha? Lihtsam võtta riided ära kui võtta maskid ära. Sest seks on kiire, seks on dopamiin, seks on las see mööduks, aga mis tegelikult möödub, mitte probleem, vaid võimalus olla aus. Ja iga kord, kui tülile pannakse tekk, keha mitte sõnadega õpetatakse suhtele vale keel, vaikimine lahendus, aga see on vale. Pärast tüli seks võib olla ilus, aga ainult siis, kui süda on enne ära rääkinud, kui valu on nähtud, kui haav on tunnistatud, kui inimene on kuulatud, mitte lihtsalt puudutatud. Muidu on see lihtsalt kaks keha, kes kardavad minna sügavamale kui linakortsu, sest mis see tegelikult ütleb, kui pärast tüli minnakse kohe voodisse. See ütleb, ma ei taha sellest rääkida, ma ei taha vastutust võtta, ma tahan, et see tunne kaoks, mitte et me seda mõistaks. Ma tahan rahu hinnaga, mis rikub meid hiljem. See pole leppimine, see on vältimine, südame vaikne enesepettus. Tõeline intiimsus sünnib alles siis, kui on öeldud, see tegi mulle haiget. Ma ei tundnud end nähtuna, ma ei tundnud end hoituna, ma vajan selgust, mitte kiiresti paranevad haavad. Ja kuulaja vastab, ma tahan mõista, ma ei taha puhast keha, ma tahan puhast tõde ära, aga näe, maailm teeb teisiti. Nad tülitsevad, nad karjuvad, nad murenevad ja siis äkki kehad jagavad soojust enne kui hinged jagavad sõnu. Ja mõlemad loodavad, et hormonid päästavad suhte, mida mõistus ja süda ei julge päästa. Ja mis siis juhtub, tõde läheb vaikselt halliks, valu läheb poolikuks, haavad jäävad rääkimata, koguneb tolm, koguneb pinge, koguneb vaikne üksindus kahe inimese vahel, kes justkui on lähedased, aga mitte tegelikult. Seks võib luua lähedust, aga ta ei lahenda probleeme. Seks võib anda soojust, aga ei ehita tulevikku. Seks võib rahustada, kuid ainult ausus paranda. Kõik muu on ajutine liin, mis ei kanna armastust, ta kannab ainult vaikust. Ja see vaikus murendab, kui sa tahad päriselt intiimsust, siis tee seda teisiti. Loo enne turvalisus, loo enne ausus, loo enne arusaamane, katsu sõnadega enne kui puudutad kätega. Siis on seks mitte põgenemine, vaid kohtumine, mitte sulgemine, vaid avanemine, mitte ära unusta, vaid ma näen siin. Nii paljud panevad suhtesse valed asjad. Üks paneb seksi, sest see on lihtne, teine paneb raha, sest see näitab pingutust, aga kumbki ei pane seda, mis ainus püsib, selgus mu süda pluss tutus. Need kolm ehitavad suhte, mitte öö on ilus, aga tulevik vajab rohkem. Nii ma ütlengi, ära lepi lepitusseksiga, mis matab probleemid, aga ei paranda neid, ära vahetad tõde läheduse vastu, ära müü hingelist turvalisust füüsilise kergenduse eest. Kui tülid räägitakse läbi ja südametööd saavad nähtavaks, siis on seks püha puhast päris. Aga kui seks tuleb enne tõde, siis keha magab rahulikult, aga hing jääb ärkvele. Ja hing ei valeta iial.